mul on täna norm Viimsi niuke emme vibes on ju. Või ma ei tea, kas Viimsi emme, aga mul käisin just trennis. Nüüd ma torman küntesse, ma olen juba 5 minutit hiljaks jäänud. Ja siis mul on tegelikult üks koosolek tulevase uue koostööpartneriga, kes näis, kas läheb kaubaks või diilile. Aga igatahes jah, täna selline niuke slow morning oli. Sõime Ivariga koos hommikust. Ja siis nüüd ma jõuangi alles tegelikult mingi kell 7 vist koju tagasi. Aga nii mõnus oli trennis käia pealest jaanipäeva. Sest et sai ikka normilt söödud terve see nädal. Et oli hea trenni minna. Nii. Ja nii. Ma jään ainult 10 minutit hiljaks. Tere tulemast mu vlogi ka. No vahu appika, kuulsaks. Sa saad kuulsaks tõesti. Ma juba, mul on nii palju saadetud seda. Mida? Sa mainid selle. Et ära peale lubab mul küntes ka veipida. Teistele luba, jah? Ei, no mõni ikka paneb veel. Saime küüned valmis, saime just teada, et ma olen koosolekul hiljaks jäänud, aga saime kiirelt valmis. Sa oled ilus. Palju on? Täiega ilus oled, aga vaadake mu ilusad küüsi pigem. Minule ütlesid, et ma olen ilus. Jaa, täiega ilus, siit kaamerast vaatasin, väga cute. Aga vaadake mu ilusad küüsim, sest ma olen super hiljaks jäämas juba. Kõik kogu aeg küsivad, et kelle juures ma küüntes käin, aga ma ei ütle kunagi, nii et... Mul on niikuinii ajad täis. Ma tean, jah, sellepärast ma ei ütlegi. Igatahes vaadake, kenad küüned ja nüüd ma jooksen edasi, bye. Tulin mina siis oma pikalt tööpäevalt koju, ma jooksin täna koosolekult koosolekule ja minu nunnupeika on mulle lilli toonud ja teeb... sorry. Ja tegi süüa. Täna on siin on mozzarella ja siis riis ja salat. Nii cute. Ma ise just käisin ruttu pesemas, kui ma koju jõudsin. Et siis puhtana, sest täna on nii palama, sest niimoodi higistasin. Et siis käisin ennast ruttu puhtaks ja nüüd ma saan istuda laua taha ja süüa enda musu tehtud head sööki. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Aga vaadake, kui on nunnud lilled. Love life. Anyways. Ja nüüd me hakkame jalkat ka vaatama. Kohane, mul on täiesti mingi crazy mingi päev olnud. Et aga muidu seis, vaata, on seal olemas ka enne see salajutud kaala, vaata seal Excelis enne. Et olemas on meil see esitleja enne peatoetaja kui laude enne. Meil sai just Unibeti koosolek läbi. Ja saime nüüd tööasjad veits jaotatud, kes kellele kirjutama peab, veits infot, kuidas kõik areneb ja ma olen väga excited ja ma loodan, et me saame need külalised, keda me tahame. Nimed on lahedad ja head, nüüd lihtsalt loodame, et nad tahavad tulla ka meie show'sse. Ja, sai tehtud selle koosoleku ja nüüd muidu, kas me oleme poodi või? Ta on uks kinni. Ivari! Ma ei tea, ta on vist ta vaatab TikTok'e, ta just saatis mulle TikTok'i praegu. Aga mulle ei vasta lihtsalt. No vaata, mis TikTok'i ta saatis. No, mingi lipsne duši puhastus. Ei normaalne. Ühesõnaga, miks ma sain viimast podcasti vaadates aru, et see... Parasiit sõna on ühesõnaga ja nii, ma ütlen kogu aeg nii, ühesõnaga nii, igatahes. Lähme siis poodi. Ja täna tuleb Jüri ja Indrek külla, kes siis mäletab seda aega, kui ma MyHitsis töötasin, siis ma töötasin ju Jüri ja Indrekuga, meie hommikuprogrammi tiim. I love them so much. Ja me üritame ikka, me alati räägime, et võiks ikka mitu korda asjad kokku saada. Tavaliselt me jõuame ainult 1 korra saada. Nii et nad tulevad täna õhtul siis külla, et me käime poes, ma teen süüa Ivarile endale, või Ivari teeb, ma ei tea, kui mees teeb. Ja siis Ivari läheb jalgpalli vaatama ja siis ma teen mingi snäkikesed või midagi Jürile ja Indrekule ja siis me lihtsalt catch up'ime, meil on alati hästi fun. Nii et ma olen väga excited about that too. Nii et jah. Näeme siis pärast. Mul sai nüüd toit valmis ja selline näeb siis välja see roog. See on nii hea ja see on nii lihtne, et siin ühes potist pannis saad teha selle kõik valmis.
kiire, lihtne ja mega maitsev ja seda nüüd jätkub. Ivari just sõi enda taldrikutäie ära ja nüüd on mulle Indrekule piisavalt ja Jürile. Ja siis ma tegin veel kõrvale siia rucola feta salati. Siis võtsin enda tehtud limmaris sulama. Siis siia selle roale saab veel peale parmesani panna. Ja siis ma panen veits seda ka veel enne kui ma serveerin ja võtan siit basiilikut. See basiilik, mõtlesin, pesu vohab. Ja näe, salatilehed ka kasvavad ilusti. Nice. Ja tomatid on no nii musid, lõpetage ära. Nii et katsin laua ka juba ära, vaadake. Tevini vesi, pitsid limmarile ja kausid. Ma ise näen muidugi selline välja. Mul on nipp alati see, et kui ma juukst lahti teen, siis on veits normaalsem, ma näen välja. No praegu väga ei näe, siis ma kigistasin normilt. Tead, Jüri ja Indrek, nad on mind näinud kell 6 hommikul otse voodist ka, nagu et kui ma tööle olen läinud, nii et siis ja ma ei näinud alati kõige enam välja, nii et sobib neile. Ents juba kirjutas, et ta oli taksos 15 minti tagasi, 20 minti tagasi. Ootan ja Jüri lõppes kell 7 trenn. Nii et äkki 8, ilusti jõuab, ta elab mul siin kõrval ka kohe, nii et siis tal ei ole kaugelt tulla. Ja kui ma proovisin seda rooga, siis ma kõrvetsin oma keele ära, nii et hästi tunne enam maitset. Ma võtsin enam jääd suus, aga ma ei tea. Ja mul on veits süümekad, et ma Ivari välja kikin, aga ta läheb vist sõpradega nüüd jalkat vaatama. Täna kus juures mängibki Ivory Coast, ehk siis Ivari tiim. Ja ma isegi panustasin Ivory Coasti poolt, sest et nad on nii tublid olnud, siis ma mõtlesin, tead, las läheb. Aga ma tõstan nüüd selle roa ümber. Ja ma keetsin, Jüri tahtis kokteilikest. Siis ma keetsin ise suhkrusiirupit ka, et me saame meile Tom Collinsit teha, sest mul džinn on olemas, mullivesi on olemas ja laimi tellisin. Nii et ma saan meile Tom Collinseid kütta. Aga tšau siis. Ma vaatan, kas Jüri ja Indrek lubavad ennast filmida, et mu vlogi tulla. Siis näete neid ka, siis ma olen nii katsenud neid. Nii, toit on valmis, mu lemmikmusid on külas. Kes neid mäletab, kõik mäletab. Ja, kus ma sind tean? Kes te? Tere, mina olen Jüri Pootsman ja see on Indrek Vaheoja. Ja mina olen, kes siis? Marit. Täti nii lollakad. Ühesõnaga, meil on see piip. Meil on siis My Hitsi eelmise hommikuprogrammi meetup. Ja me teeme seda alati niimoodi, et minust me teeme kord aastas ja iga kord, kui me teeme, siis me ütleme, nii tore on, võiks tihedami teha ja siis jälle aasta hiljem. Nii et hea tissu. Su enda tehtud või? Mina tegin, jah. Päriselt või? Jah, ise tegin. Kas sa võtsid orgaanilised sidrunid? Need on laimid. See on limecello. Limecello. Muidugi. Nii et nautige ja nii tore, et te mul küla saate. Love you guys. Love you. Terviseks. Terviseks. Okei, ma tulin tuppa praegu, ma pean väga sosistama. Jüril on 0-0 sünnipäev ja ma tellisin selles kohast nagu Odessa meile Napoleoni koogid. 3 tükki. Ja ma palusin, et please pange küünal kaasa. Ja nad panid. Nii et shout out to Odessa restoran. Love you guys. Vaadake. Sest et nagu ma tulin trennist ja mul oli see koosolek. Tulin trennist ja mul oli see koosolek ja siis ma nagu tegin süüa ja ma ei mõelnud selle peale, et peaks mingi koogi ja küünla võtma ka. Nii et ma panen nüüd selle külmkappi. Ja 0-0 lähme üllatame Jüri sünnipäeva puhul. Kell on 0:02 ehk siis Jüri on just sünnipäev. I'm trying to be quick. Siin on siis see Napoleoni kokk. Musu. Oota, ma saan vist ise ka. Aitäh, Musi. Love you. Love you more. Nii, paneme Jürile põlema. Nii. Oh my goodness, Jüri on sünnipäev. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Siim tõi mulle täna kelani.
on siin taga ja me tulime kinno Minioneid vaatama. No Kelani vali endale kommikest ka, siis me tuli kell 10 hommikul ja kommina siis saada, aga tead, savi, suvi on. Meil on veits hiljaks käinud, võta endale kott. Näe, Kelani võtta siit kotti endale ja siis vali endale kommid. Ja siis tulime Minioneid vaatama, ma näen täitsa crazy välja. Meil see õhtu läks ikka päris lõbusaks. Nii et jah, nüüd tulime kinno. Väiksena oli kummikommide valimine mul lemmik ja valisime mõõdukalt siin 150 grammi. Oleme hiljaks jäänud, lähme ruttu. Õnneks alguses on nagu ainult reklaamid. Nii, ja me tulime staaritoolidele. Teemal on natuke paha olla. Saab pikutada. Tere! Kinos sai käidud ja nüüd tulime trenni, või mina tulin trenni ja Kelani mängutuppa. Siin Spartas on üle lahe. Tere! Trenn on tehtud ja nüüd me jõudsime Kelaniga just siia Postimehe majja. Näitan teile ka minu vana töökoht siis. Ja täna tulin siis sellepärast siia, et Indrek kutsus mind enda saatesse Kuku raadios. Ja siis ma mõtlesin, et ma tulen vestlen temaga veits juttu ja räägime minu uuest tööst. Ma siia blogi vist rääkisin, et ma olen nüüd Henri Trelli Eesti siis manager. Aitan tal mingi koostööde asjadega, nii et siis räägin veits sellest ja võib-olla elust, et ja ma hea meelega alati lähen Indrekule külla ja räägin Indrekuga juttu ja et selles suhtes on tore. Nii, Kuku raadios siis esimest korda elus, tere! Tere! Kas sa oled närvis ka, Indrek? Mina natukene olen, jah, me ei ole nii kuulsa inimesega siin oma saates veel juttu teinud. Ma olen tõesti Eesti läbi aegade kõige kuulsam inimene. Kristina, kas sa siis kui mai? Mul käis just kuller ja tõi kohukest ja kleepse. Päris lahedad. Ja 2 kutset. Siis juubelikontserdile. Väga äge. Ma arvan, et kuna tegelikult mul on juba 2 kutset, nad vist unustasid ära, et nad andsid mulle, siis ma need annan ühele subscriberile ära hoopis. Tasub ikka mu subscriber olla, ma kohe taga mingit stuffi. Ups, oota. Ma näitasin seda koodi. Mu sul ikka see koht välja. Aga kuna mul on need kutsed olemas juba ja me tegelikult oleme Itaalias sellel ajal, siis ma annan need 2 kutset hoopis ühele oma subscriberile ära. Tasub minu subscriber ikka olla, et kogu aeg saab mingit tasuta kraami sealt. Nii. Anyways. Aitäh 5 –. Love you guys. Ja kelle kleepsu ma võiks kasutada? Ma võtan selle kleepsu, panen tagusele, telefoni tagusele. Kes ei teadnud, fun fact, siis mul on ka rämmari tuttakas. Rämmari peal tegin, aga siis tegin kogemata tiigri üles, et ja noh, tead, igatahes, aga mul on rämmari tuttakas. Kristina Pärtelpoeg, Eesti suurima vestlusõhtu salajutud saatejuht ja suur Itaalia köögifänn, kui ma ei eksi. Absoluutselt, ma siis pool minutit on selle ette juba ära kirjutatud. Esimene küsimus, mida tähendab itaaliakeelne la cotta? On see köök, on see kahvel, on see suu? Kristina on töö ära teinud, Robinini on väga töö ära teinud ja alustame Kristinast, palun. Suu on õige vastus. Nii, ma siin näen, et keegi vaatus ka kahvlit. Tuli ka kahvleid, hea küll. Ma saan aru, et Kristina juhib praegu seda mängu, vaatame, mis edasi elu toob. Teie ette tuuakse nüüd kohe üks pitsa ja tarvis oleks ära arvata, mis pitsaga tegu on. Söömiseks läheb hiljem. Kas see pitsa on pepperoni, kas see pitsa on margarita või see pitsa on salame? Pepperoni, margarita, salame. Palun. Salame on õige vastus. Kuidas läks teistel? Salame. Räägisin, et tundub tõesti, et on salame. Vastusega ei tundunud salame.
nii, Rominil on aeg ennast kokku võtta, aitäh. Nii, kolmas küsimus. Kust ja millest sai alguse pitsa Margarita? Vastused loodi kuninganna Margarita auks. Margarita on küla Itaalias, kust siis pitsa hakkas laiemalt levima. Või Margarita oli pitsameistri vanaema nimi. Robin, nüüd me saame kontrollida, kas sa Olen kindel. Muidu konteksti üteleb, et meil siin Eesti näitusega vaatasin varem vaadata. Aga see on Margarita. Margarita ja kuninganna Margarita on õige vastus. Kas teil läks samuti? Tõesti, 19. sajandi eelviimase kümnendi päris lõpus legendi järgi kuninganna Margaritale pitsameister Esposito 3 koostisosaga pitsa meisterdas, mis peaksid sümboliseerima Itaalia lipu värve. Roheline basiilik, valge mozzarella ja punane tomat. Milline neist roogadest ei ole pärit Itaaliast? Kas tiramisu, panna cotta või Caesari salat? Ja palun, Kristina. Ma töötasin ka kunagi Itaalia restoranis teenindajana ja meil ei olnud seal Caesari salatit. See tundub, et on ka õige vastus. Caesari salat tõesti on see, mis ei ole Itaaliast pärit. Ma usun, et siin oli resultatiivne ring kõikidelt, aga ajaloo huvides peab ütlema, et tõesti see roog ei ole pärit Itaaliast, aga selle loo autor on Itaalia päritolu kokk Cesare Cardini, kes siis Mehhikos selle esimest korda valmistas. Nii, nüüd tuleb pähkel, nüüd tuleb ennast kokku võtta, et õige vastus anda. Mitu sidrunit kulub liitri limoncello valmistamiseks? Ja vastuse variandid on kas 1-4, 4-8 või 8-12. Nii, palun. 8-12 on ka õige vastus. Mida konkurendid ütlesid täpselt sama. Resultatiivne täisring tõesti nii on. Liitri jaoks kulub 8-12 sidrunit sõltuvalt siis sordist ja suurusest. Nii, millist neist toiduainetest kasutatakse päriselt ühes Itaalia pangas tagatisena? Ehk siis millist toiduainet saab ühes Itaalia pangas kasutada tagatisena? Kas see on vein, kas see on juust või kas see on oliivõli? Ei tea midagi. Nii, ja nüüd on vastus kirjas. Robin? Võtsin sellest tundus kõige oliivõli. Oliivõli paraku vist ei ole õige vastus. Õige vastus on juust. Itaalia vallas nimega Credem oli juba 100 000 parmigiano reggiano juustukelad, mis muutuvad. See valga on loodan, et õiges temperatuuris ja niiskuses keldrites järjest väärtuslikemaks. Mis ring siit tuli? Kas tuli? Tuli nulliring. Vein. Juust. Väga tuli siit ühe punktiga välja. Super. Kui suured on Lavocca kuulsad pitsad? Kas 44 sentimeetrit, 45 sentimeetrit või 46 sentimeetrit? Vastused on kirjas. Kristina? 45 on õige vastus. Kumpi tulebki panna muuseas nende variantidega, kui antud ei ole. Kuigi ma ütlen, et tänase õhtu jooksul on õige vastus ka restorani peremehe Kergi tervituskõnest läbi kõlanud. Nii, 8. küsimus, 3 tükki veel. Milline on Lavocca kõige populaarsem pastasort, siin me räägime pastasortidest, kas see on tagliatelle, penne või fusilli? Arvan, et fusilli. Selle vastusega kahjuks saadetakse sind järeleaitamiskundidesse. Õige vastus on tagliatelle. Kas siit tuli õigeid vastuseid ka? Ei tulnud, tuli ring. Aga jätke meelde, rahvas on rääkinud. 9. küsimus. See on lihtne, see on põhimõtteliselt soojendus kõige viimaseks küsimuseks. Võtke nüüd kokku, see on see masin, mis teil suvel vanad ilmadega ära kulub. Millises Tallinna piirkonnas asub esimene Lavocca restoran, mis avati möödunud aasta juunis? Kas see on Rotermanni, Oslo-Mesteri või on see Vanalinn? Rotermanni, Novesteri või Vanalinn? Vastused on kirjas, nii. Robin? Ehk oli Rotermann.
Rotermann on õige vastus, ma usun, seda teadsid ilmselt kõik. Siin meie liidri staatused ei muutunud, kullas on kinni Kristina, hõbeda kurssi hoiab Ranno ja Robin hetkel 3. kohal, aga võimalik, et kõike seda on võimalik muuta viimase küsimuse õige vastusega. Ja siin on ainult jah ja ei vastus. Kas mõnes Itaalia piirkonnas on ananassi serveerimine pitsa peal lausa seadusega keelatud? Jah või ei? Kas kuskil Itaalias on kanti, kus selle eest pannakse vangi, kui ananassi paned pitsa peale? Kristina? No ma olin jastus, et peaks panema vangi, kes paneb vangi. Peaks muidugi panema vangi, aga tegelikkuses ei panda. Sellist piirkonda Itaalias ei ole. Ja nüüd ma tean, kuidas me jagame, me teeme selle me teeme nüüd. Siin me teadmisi enam ei küsi. Aperoli masina pärast konkureerivad Ranno ja Kristina. Robin auväärsel pronksmedalil nekib 150-eurosel Oka kinkekaadriga. Need kuuluvad ka Kristinale ja Rannole, aga see on nüüd katsika, kes tõmbab pikema võrre, on ühtlasi Aperoli masina omanik. Esimene, te ei saa seda jagada või üle kokku lepite, et suudate sulle jagada siis? Nädal, aga kes tõmbab pikema võrre, on Aperoli masina omanik? Näita lihtsalt seda. Nii. Ma ei tea, see tundub. See oli pikem kõrs. Ranno! Meie uistaka Itaalia teemalisel ajal võite, Aperoli masina võite, nii. Loodan, et see masin jäi praegu ellu. Ma luuser, ma võin üks ära võtta. Stopp, me tahame lõpuks ära. Lähme! Super, aitäh teile. Palju näed? võrkpalliga. Me lähme nüüd lõbustusparki. Minu esimene meie tomat siis ma näen nii rätsit välja. Mine emmi. See on nii hea ju. Sa sööd ka üks päeva. Ilma minuta. No. Kuuledega on mega hea. See peaks vast ära korjama seda. Et saaks juurde tulla. Tomatit me siis täna ostme peapoest. Tead,
Messy fun, having fun ei ole midagi. Meil on päkapikud käinud. Tegelikult käis Omniva kuller. Sest et meil sai miskit valmis. Ma teen lahti ja siis ma näitan teile. Igatahes, kes mäletab, siis meil oli peninukiga koos tehtud siis džinn. Salajutide džinn. Meie esimene salajutide džinn. See oli ananassi ja kurgiga. Ja me mingi aeg rääkisime Alinaga ja ta leidis neid meie silte. Et teeme suveks nii-öelda limiteeritud koguse. Meie saime siis ka. Ja teine džinn, mis me tegime, see on siis, see oli rohkem nii-öelda mallu inputiga, mallu maitsed ja siis see roosa on minu inputiga ja minu maitsed, see on siis pomelo džinn. Kuna ma olen ise nüüd selline pomelo ja kreibi ja selle kõige armastaja, siis mõtlesin, et tead, why not? Seal kunagi töötas selline asi ka, nagu sootuskott salajutud, võib-olla hetkel töötab ka, ma ei tea, minge vaatama. Ja mingist proovige meie džinni ja kõik alati küsivad, millega juua. See on pomelo ja sidroniina, mul siin on sidroniinaga. Mis toonikuga? Siis kas Fever 3 on erinevad maitsega toonikuid ka. Või siis Toomas Hendri toonikutega on need väga-väga maitsvad. Ja meie saame Ivoriga ennast tagurpidi juua. See on ju nädala kogus. Noh, täna on neljapäev või? Saame hakkama, ma arvan. Pühapäevaks on. Ja džinni on ja mingist teiega soetama, tõesti hea džinn on. Ja kui te teete mingi lahedaid kokteile või mingi asju, siis rääkige mind ära ka. Ja minu salajutud Instagramis reelide all peaks olema ka erinevad retseptid, kuidas siis seda džinni manustada. Ivaril on päikesepiste. Ma ei tee lit fämmi. Marleen, esimene jook, tubli. Ja siis 3 tunni pärast Marleeni viimane jook. Viimane jook, Marleen pikali parandab. 3 tunni pärast Marleen lõpetab homme. Soonial on alkoholivaba. Irkul on ikka ta vein, nagu ikka. Jälle mu vlogis. Vallaline tüdrukud, vaadake. Tere. Ja sina ei ole vallaline? Marleen on lesbi. Oled vallaline või? Vallaline. Südames või päriselt? Päriselt. Okei. Südames või päriselt? Ja täst tulime jenki siis. Ja minul on kõht tühi, sest et Soonial läks nii kaua aega. Ei ole, minu sööb. Aga saad andeks. Ootasin Marleenet. Still love you. Still love you. Selles mõttes võiks kahvli ikka küsida. Kõik on lihtsalt telos. See oli rohkem vaivikas või? Nemad arvad üldse küüsi siin. See siis oli siukene kleit ja siis oli siuke bravuurne preili. Ja mis sellest kõigest kasu on uued särgid? Ivori, praegu on paus. Ivori on korvpalli vaatamas ja meie vaatame siit. Aga kõht on täis saanud.